Jah, väike ülevaade, ega ta päris kõiki suundi ju ei hõlma, aga mingi ülevaate küll. Kuidagi kogu aeg ühtemoodi mingeid pronks selliseid junne teha läheb minu meelest kuule igavaks, et ma ei suudaks seda teha, et peabki nagu kogu aeg erinevaid asju mängitama, et siis on huvitav vähemalt endale. Eks minus on jah see mingi monumentaalsuse hing sees, et kõik, mida ma alustan, tuleb kuidagi suuremalt pärast välja. Ja eks elus on õnne olnud ka nende monumentide loomisega, sest siin ütleme, üle poolte on olnud konkursid ja teine jagu on jälle tellitud otsetellimused, kui see veel nii käis, nii et eks need tööd on kuidagi minu juurde tulnud. Need kõige esimene oli ju see samale ruumonument, mille ma tegin praktiliselt üliõpilasena, siis ma olin juba lõpetanud, aga üliõpilasena ma tegin Kärdla Kalevivabriku monumendi, mis oli kuna mul oli ilmselt nii palju energiat noorena, siis mulle pakuti, et sa saad sellega ehk hakkama. Eks see energia, mis kunagi kehas liikus, võib-olla see andiski sellise monumentalisti mõõtme. Nojah, et ma loodan, et igale ühele midagi, et vanemad prouad ja inimesed uurivad suure huviga vanu fotosid, kus nad loodavad leida oma lähedasi või on see lihtsalt huvitav või meenub neile nende lapsepõlv. Aga see pole muidugi eesmärk oma, et minu jaoks see fotode hulk on nagu selline jäädvustus ühest rahvast, kes tänapäeva järjest enam kolib 2 suuremasse kolhoosi, ühe nimi on Tallinn, teise nimi on Tartu. Ja maa jääb järjest tühjemaks, et mingil maal, mina olen olnud ka õnnelik, nähes veel sellist rikkalt elavat Eesti maad üleüldse, kus ikkagi maal käis veel täiemõõduline elu. Võib-olla siit üks ongi selline väike rahvus mõte või probleem, mida ühed vaatavad, aga teised võib-olla uurivad neid monumendi kavandeid, sest siin see suudlate kavandki algselt või võistlustöö oli hoopiski ju talveriietega ja kolmandad ehk vaatavad lihtsalt seda pronksis ära, nii et siin peaks nagu igale maitsele midagi olema, et erinevad, nad on ju hästi erinevad need aspektid, võib-olla keegi vaatab, kui jabur on see miinist lapse vanker, nii et ta on selline laialdane maitsevalik, et loodan, et igaüks leiab midagi.